lihtne süüdata keha. Kui veri liigub kiiresti, on lihtne puudutada nahka ja nimetada seda armastuseks. Aga keha on vaid uks, mis avaneb hetkeks. Ja paljud jäävad selle ukse juurde, kunagi sisse astumata. Sest iha on nagu leek, mis tõuseb kiiresti ja kustub kiiresti. Aga intiimsus on nagu tuli, mis põleb aeglaselt ja valgustab hinge. Mõned inimesed otsivad naudingut nagu laps otsib kommi hetkeline magusus. Ja siis uus nälg nad jooksevad kehade vahel nagu rändurid kõrbes, otsides vett, mida nad ei oska ära tunda, sest vesi ei ole kehas, vesi on südames. Ja kui kaks südant julgevad olla alasti, siis tekib midagi, mida ei saa osta ega võtta ega sundida. Intiimsus ei ole iha. Intiimsus ei ole kiirus, see on vaikne sild kahe hinge vahel. See on hetk, kus maskid langevad ja inimene näeb teist inimest, mitte keha, mitte rolli, mitte ego, vaid hinge. Platon rääkis erosest, mis põletab nagu tuli, aga ta rääkis ka hingest, mis otsib tõde, sest keha võib puudutada keha, ilma et hing kunagi kohtuks ja maailm on täis selliseid puudutusi, kiired, valjud, tühjad, nagu torm, mis möödub ilma vihmata. Aga kui kaks inimest julgevad jääda, mitte põgeneda, mitte mängida, mitte varjata, siis tekib ruum, kus sõnad muutuvad pehmeks ja vaikused räägivad rohkem kui 1000 lauset. Seal sünnib intiimsus, mitte voodis, vaid südames. Intiimsus ei ole iha, intiimsus ei ole kiirus. See on aeglane tuli, mis ei põleta, vaid soojendab. See on pilk, mis ei nõua midagi. See on käsi, mis ei hoia kinni, vaid lubab olla. Mõned kardavad seda vaikust, sest seal ei saa peituda. Seal ei saa olla tugev, seal ei saa olla parem, seal saab olla ainult inimene haavatav elus versi kinki. Ja võib-olla see ongi armastuse saladus. Mitte see, kui kiiresti leegid tõusevad, vaid see, kui kaua tuli püsib pärast seda, kui kirg on vaiksem, sest iha otsib keha, aga intiimsus otsib kodu. Finaalpoos, intiimsus on vaikne valgus kahe hinge vahel, see ei karju, see ei kiirusta, see lihtsalt on nagu süda, mis teab, et armastus ei ela ihades, ta elab kohalolus. Ja kui kaks inimest õpivad seda vaikust kuulama, siis isegi puudutus muutub palveks, mitte võtta, vaid jagada. Mitte põleda, vaid olla valgus teineteisele. Intiimsus ei ole iha.